Kui vesi soojemaks läheb, siis paratamatult rannarahvas kipub veele ja kui mootor on paadile taha panna, siis on vaja ka korralikku paati ja Eestimaal on mehed, kes toodavad paate, mis kannatab välja mis tahes konkurentsi. Jah, me üritame nagu seda auku täita ja siin ka konkurentsivõimeliste hindadega Eestimaa jaoks mõnda mudelit pakkuda. No, mida te oma toodangust esile tõstate? Paldiski tehases on praegu tootmises 4 mudelit. Bella 561 hardtop, Flipper 515 hardtop, mis valmistatakse põhiliselt Soome tellimusel ja siis selleks kevadeks on meil uued modelid Pakri 480, mis on kuni 70 hobujõudu mootorit kannatav mootorpaat ja Pakri 450 aerupaat põhiliselt mõeldud kaluritele. Eesti paaditurg on üldse väga väike ja me ootame kogu aeg seda suuremat tõusu ja mõtleme pingsalt selle üle, mis võiks Eestis nagu kaubaks minna. Ja ma kujutan ette, et see mudel 480 võiks nüüd omandada suuremat populaarsust, sellepärast selliseid väiksemaid aerupaate meil toodetakse, mingisugune valik on olemas, aga see 480 nüüd, kuna ta suudab kanda kuni 70 jõulist mootorit, kõlbab ka veesuusatamise harrastamiseks, teda võib kasutada kalapüügiks, niisama lustisõiduks, kellel on kuskil saarel või laiul suvemaja seal ühenduse pidamiseks. Ta on võrdlemisi universaalne oma kasutusomadustelt. Samuti võib teda järelvedada kerge sõiduautoga, ilma piduriteta treileriga, kaasa võtta kuskile järve äärde või kuhu iganes, kuhu te matkate. Et ta on universaalsete kasutusomadustega, et seeläbi see mudel võiks omandada suuremat populaarsust. Millised mootorid siia taha sobivad? Neile paatidele sobivad külge kruvida kõik kaasaegsed ja ka vanemad päramootorid. Nii 2-4-taktilised sissepritsemootorid, mida iganes. Millist kiirust nad arendavad? 32-35 sõlme võin lubada. Rohkem ei julge. No see peaks ka kõige nõudlikuma mehe rahuldama ära. Nii ja naa, tähendab, kes just tahaks nagu sellist kiirust, et silmaripsmed hakkavad kukla taha minema, siis nende jaoks ja selliste sõitude jaoks on muidugi teised paadid. Kindlasti mõjutab paaditurgu meie algav kevad. Mida soojema on kevad, seda suurem ka huvi on siis ka veesõidu vastu. Ja ka suures osas ka mõjutab paaditurgu Eesti tundlik ostja. Paadi hinnaga võiks võrrelda praegult peetud Fordidega. Paati ostes ei oleks see suur investeering meie lühikese suve jaoks, kus me saame harva olla vee peal. Milline see sihtgrupp peaks olema, kes need teie paatide vastu huvi tunneb? Kõige laiem. Noored, need inimesed, kes on oma firmad käima saanud, majad üles ehitanud, vaatavad ringi, millega tegeleda. Kui lendamine ja lendamise õppimine nende jaoks kallis tundub, siis peaks nagu kindlasti pühenduma paadiharrastusele. Ja kõik, kes nagu huvi tunnevad meie paatide vastu, mida me praegu toodame, võtaksid meiega ühendust ja alla olevatele numbritel ja aadressil. Ja kindlasti me leiame sobiva lahenduse teie jaoks, kes te meie poole pöördute. Ja tänase saate lõpetuseks veidi mereteemalist juttu. Käisime oma kaameraga traditsioonilisel meremessil, mille avasõnad ütles Tallinna linnapea. See on ikka üle-eestiline ettevõtmine siin ja eks ta on nüüd selline märk kevade purjespordijooaja alguses. Mis me omalt poolt saame teha, kindlasti tahaks teha seda, et Tallinnas lahel oleks rohkem sadamaid. See on suur töö, mis on vaja teha ära selleks, et tegelikult Tallinna laht muutuks purjesportlastele ja paadi omanikele sõbralikuks. Kõige suurem muutus on see, et paat on lisandunud näitusele ja rõõmu teeb see, et paljud neist on toodetud Eestis, et Eesti tootjad on juurde tulnud, kes suudavad teha maailma kvaliteetset toodangut. Meil on politseile müüdud veesõiduk, mis on väga korralik, siis on sportlik paat tehtud, mis on noortele väga huvitav ja pakub mitmesuguseid võimalusi vaba aja veetmiseks.
No Eestit ei saa jah võrrelda siin põhjanaabrite või lähinaabritega ütlema, aga Eesti turul on positiivne nihe toimunud sellesse, et vaadatakse sellist perekaatreid, mille hind ei ole suurt üle 300 000 ja kuhu mahud perega sisse ja saab ämmaga kaasa võtta ja 6-7 isegi sõita. Ja see on täitsa jõuline, keskmise perele võib osta ja liisingud tulevad taha, nii et selles nendes ütleme 5-6-7 meetri suurustes kaatrides on küll nihe toimunud, et neid ostetakse tunduvalt rohkem kui siin aastaid tagasi.